Purupuh. Purupuh. Puru. Puh. Purupuh. Ühel ööl avastas Purupuh, et unenägu ei olnudki. Niisugust unetut unenägu saab vist küll vaid unes näha, arvas Puh. Tere, Puru, sa tundud kuidagi nukker. Olen kurb, sest unenägu ei ole. Pole midagi, Puh, ma kohe joonistan sulle. Ma olen jutupintsel Järvi. Ma tulen toime kõigega. Purupuh tellis omale väikese majakese. Pintsel Järvi asus usinasti täitma Purupuhhi unenäo nõudmisi. Just nii, Pintsel, see on väga hea ronimispuu. Puulatva joonistas jutupintsel meeherilaste pesa, mis hakkas otsekohe kutsuvalt sumisema. Purupuh ei jõudnud ära oodata, millal Pintsel Järvi mett joonistama asub. Pintsel, aga kus siis mesi on? Täna jääb ära. Mul ei ole lihtsalt kollast värvi. Mul pole üldse värvi. Täna näed mustvalget tund. Oi, sa oled siia lille teinud, aga miks ei lõhna? Mul pole täna ka lõhnavärvi kaasas. Unustasin selle eilsesse unenäkku ja unemati lubas homses unes ära tuua. Siia teen sulle ronimiseks ka ühe kalju. Kas hall värv sobib? Muidugi sobib. Pintsel, mis sa nüüd joonistad? Ma ei tea isegi veel. Ma improviseerin. Mida sa veerid? No ma lihtsalt ma katsetan joontega. Vaatan, mis välja tuleb. Kes sind üldse joonistama õpetas? Ma ei mäleta, sest kogu aeg on kulunud joonistamisele. Pintsel, ole pai, joonista mulle kiik ka. Ma teen sulle ka teeraja, muidu sa ei saa oma maja juurde minna. Sa oled ikka väga nutikas. Siis saab maja minu juurde tulla ka. Pintsel, aga miks meie värvilised oleme? Oot, mis? Oleme jah, seda ma ei märganudki. Siin lähedal peab mõni värviline unenägu olema. Palun, Pintsel, joonista see uks nii, et ta lahti tuleks. Ma tahan vaadata, mis majakese sees on. Majakese sees oli üles ärkamine. Aga ma tunnen, et tema unenägu väsitas mind lõplikult ära. Aga kes nüüd mulle unenägu joonistab? Purupuh. Purupuh. Puru. Puh. Purupuh.